Kodulehel on mul pandud kokku sellised veidikene võib-olla lühikoolitused. Videoformaadina. Et näiteks, kes on just astunud välja apteegist ja tahab hakata pöörama ümber enda asju. Ja ma ütlen alati, teadmised on alati kulda väärt, sest et jah, sa võid ju oodata seal mitu nädalat, võib-olla saad vastuvõtule, võib-olla saad selle ühed ära ja see võib-olla lahendab sul mingi osa asju ära, aga kui sul on oma teadmised, siis see on hoopis teine lugu, eks ju. Aga ma olen sinna teinud sellised koolitused praegu näiteks beebid, esimene eluaasta, kõik põhilised asjad, mis seal on koolikute valud ja asjad, kõik, mis räägitakse, et umbes, et beebid ei magagi ja on koolikutes ja asjades. No see ei ole tõsi, sa saad lahendada, et ma olen pannud sinna selliseid leebeid loodusravi variante, mis on homopaatiat, iga asja peale natuke, sest ma ütlen, kui ühega ei õnnestu, siis tuleb proovida teist ja kolmandaga saad ikka ju pihta, eks ju. Ja seal on ka see, et kuidas hakata välja tulema sellest, et väikelapsed kogu aeg haiged on see, et laste aias käib laps peaks kogu aeg haige olema. Mina valisin oma teisele lapsele tohutu hea lastehoiu, Heldepuu lastehoideks. Ja minu laps oli alguses natukene oli tõesti tihedamalt nohudes, täpselt need esimesed nädalad, kus me mõlemad olime ebakindlad, sest et ma natuke olin oma viga korranud. Mu kallis poja, ma olen siuke natuke lille laps, vaadake. Mina arvan, et maailmas on kõik inimesed head. Minu üks suurematest õppetundides viimastel aastatel on olnud see, et mõned inimesed on, ma võin öelda sita peale siin. On, ja võid öelda. Ja et ma võtan seda lihtsalt vastu, et mõned inimesed ongi sita pead. Aga mina oma roosade prillidega alati arvasin, et kõik inimesed on tegelikkuses ja toredad ja head ja siis mu esiklaps sattus lastehoidu, kus õpetaja hoidis teda nutmas kuskil kinni üksinda ja ei kutsunud mind, kuigi ma olen nagu minu majast mingi 10 sammu enam oli see lasteaed. Ja siis sealt sai muidugi päris suure šoki kogu meie pere ja siis me pärast leidsime küll ka riikliku lastehoiu, kus oli hästi, nagu direktor oli, kui oli õpetaja, kes kahjustas lapsi, siis ta lasti lahti. Seal ei olnud küsimus. See, kus mu poiss esimene käis, see on lihtsalt me teame, aga meil ei ole midagi võtta. Nende suhtumistega võtta. Kala mädaneb peast. Aga sellepärast tüdrukuga juhtus ikkagist ka see, et see oli suur grupp ja meil on aina rohkem ju neid vägivaldseid lapsi, eks ole, millest me räägime. Ja seal poisid ikkagist tümitasid teda niimoodi, et aga mingi hetk ütles, et ta ei lähe ja ta ikkagist hakkas kartma, mida ta ennem ei teinud, siuksi natukene agressiivsemaid lapsi, nii et Rahumeel on hästi kihvt laste mängutuba tasuta, kõik saavad seal käia. Seal oli ka siuksed paar last, kes olid siuksed, traagelised võib-olla kerge ütlema, aga oleme armsad, eks ju. Piiri peal? Piiri peal. Ja siis mul laps pani mööda mind niimoodi peaaegu mulle pähe roniseks, sest ma nägin seda hirmu. Aga vaatasin 5-aastaselt, kui sai, et ta tahtis ikkagist uuesti ka minna lasteaeda, et ikkagist mängida kellegiga koos ja siis elu ju toob. Sul on vaja midagi. Sellel hetkel ma olin juba selles kohas, kus mitte et elu ei juhtu minuga, vaid see on see, et küsija sul antakse ja siis mul tuli see lastehoid. Aga alguses me olime ikkagist mõlemad siuksed ju kartlikud. Ema mõjutab last väga palju oma emotsioonidega ja siis alguses oli küll natukene nohutamist. Aga nii kui me mõlemad ära harjusime ja rõhk on sõnal mõlemad, seal on siuksed kulda väärt inimesed, kes lastega tegelevad. Peale seda mitte mingisuguseid probleeme. Ja minu arust on see lastehoid, kus on ikkagist enamus ajast on lapsed kohal. Meil on ainult see asi, millest me pole läbi närinud. Nii kui meie lapsed hakkavad hambaid kasvatama, siis on see koht, kus muidu siin hiljuti oli tüdruk on praktiliselt talvel käib vahepeal, meil on maakodu ka, käib seal enam-vähem
paljalt väljas läheb teise majja või midagi, mitte midagi ei juhtu. Ja siis äkki täiesti suvalises kohas hakkab mingi nohu tulema, ühe korra on, teed ära, mis seal ikka. Ja siis vaatad, see pärast hakkab jälle tegema ja siis vaatad, kuule, kas sul mõni hammas loksub. Jaa. Aga see ongi. On asjad, mis ma olen suutnud ära lahendada, on asju, mida ei ole. Mina olen natukene keerulisema loo, eks ole, valinud, aga siit on nagu näide sellest, et ka see lasteaia laps ei pea lasteaias haige olema. Ja seal on ka hästi palju videomaterjali, kuidas sellest hakata välja tulema, sest jällegist mõnel on üks põhjus, mõnel on teine põhjus, et sa pead leidma selle oma loo. Mul on ka sageli süks, et teen mingid väljakutseid asjad, et tule loo oma mingit lugu, eks ole, tule vaata, mis on see sinu nurk, mille sa pead üles leidma. Et ma treenin inimesi välja nagu selle koha pealt. Siis on muidugi ka siukene kursus, kus on beebide siis ravi, ehk siis kui on need nohud, köhad, kaokseviirused, kõhulahtisused, muud asjad, roheline kaka ei ole okei. See näitab, et lapsel on midagi valesti, eks ole. Ja jälle, kõige rohkem ma ilmselt tahan välja treenida seda, et ei peetaks normaalsuseks kannatusi. Ja jällegist, et ma ei tea, mulle tundub, nagu oleks liigne fanatism olla ainult ühe asjaks, et ainult homopaatiast räägiks. Ta annab nii palju võimalusi, kuna ta on terviklik ravisüsteem, aga just, et minu jaoks on hästi oluline, et see kujutate, mida ma tegelikkuses tavalise kapsaga teha oskan kõike. Et mis on ka toidukapis, et see peab olema kasutusel. Ja seal on veel, minu üks kõige armastatum kursus muidugi on mina loon oma paarisuhet. Kuna, mu see ilus lapsepõlv oli üksikemaga koos ja eks ma unistasin ka, et kui tore oleks olnud, kui isa oleks ka meiega olnud ja nii edasi. Ja siis minu ema ja isa olid samamoodi teatud põhjustel väga katkised inimesed. Nagu me kõik oleme. Nagu me kõik oleme, eks ju, et ja siis minul oli elu suur nagu siuke unistus, oli siuke tohutu paarisuhe ja ilus paarisuhe. Ja aga mingi hetk on ikkagist minu arust see koht, kus siin elu hakkab päriselt painutama sellesse, et kõik sinu ümber on, eks ole, sinu peegel, kaasartus sinu paarisuhe. Ja meil oli ka see auk vaja läbi teha korralikult, et lahti raputada kõik see, mis meil on vaja lahti raputada, eks me oleme ju pusletükid, igas suhtes me oleme pusletükid ja see on see koht, kus inimesed, kes lähevad lukku, et mul on umbes vägivaldne mees või asi, aga miks seda valinud oled? Seal on mingi kindel põhjus olemas ja sa pead selle üles leidma, sest mis juhtub? Sa oled lahku. Aga mis järgmises suhtes juhtub? Saasugune veel hullem. Vahel võib juhtuda et õppetund veereb veel suuremaks. Ja siin ongi, vaata, ma rääkisin ka, et tõmbad energiaga ligi neid inimesi nagu on. Me meeldib mingi, kas FBI või käitumisspetsialist ka teeb päris häid koolitusi YouTube'is, ma ei mäleta praegu nime, aga ta ütles siukest asja, et kui taskuvarastele näidati videofilmi, siis 90% ulatuses nad valisid ohvriteks ühed ja samad inimesed, ehk siis see on midagi, mida sa teed. See on midagi, mida sa teed, mida sa õhkad, mida sa oled. Ma ütlen, mis see hais on seal ümberringi. Ja see paarisuhte koolitus on, et ma programmeerin inimesi ümber, kuidas asju lahendada. Muidu on see ootus. Teine peab muutuma. Me peame minema paarisuhte sellesse, sellepärast, et see inimene ütleks, et tema käitub valesti, et hakkab teisiti valeta. Aga mina tingin selle, et miks see siuke asi minu nina ees on. Ja mingi hetk, kui me sellest mõlemad läbi ammustasime, siis meil ei ole mõtet üksteisega üldse riielda millegi peale. Meil ei ole nagu sellised tulised, meil vahetame natuke urr võib-olla. Seda on ka üliharva. Vaid, et kui mingi asi ülesse tuleb, siis ma juba hakkan vaatama, kohe seirama, oota, mis peegel ta praegu on, millele ta tegelikkuses seda näppu peale näitab ja nii edasi. Ja see on mu siukene üks armastatumaid koolitusi seal kodulehel, sest et minu arust igaüks väärib siukest väga ägedat paarisuhet. Absoluutselt. Ja see on ka nii oluline tervisosa, mida jälle arvestate.
kui su kodu ei ole sinu turvatsoon, kus sa saad täiesti vabalt ja õnnelik olla, siis sul on kogu aeg stressihormoonid. Kui sul on kogu aeg stressihormoonid, siis see mürgitab sind ja see tähendab seda, et sa jääd tahes-tahtmata krooniliseks haigeks. Et siin me ei räägi enam sellest, et sul tekivad võib-olla tihenenud nohud ja köhad, see on alati algus, mida me ignoreerime, vaid et seal tekivad nagu suuremad asjad tegelikkuses, et tasub tulla ja mõelda, et ma olen see, detailid on tegelikult olulised, sinu enda elu väga detailid ja seda ma koolitan sind nagu nägema. Aga mis see kupong on või sooduskood on meil? Kuna me ei olegi seda kokku. Me ei leppinud kokku seda. Me ei leppinud kokku. Aga me ju paneme selle sinna paneme alla. Paneme selle kirjeldusse jah, et me mõtleme natukene, et siis praegu välja ei hõika, aga loe kirjeldusest, et seal on välja toodud kood, mis annab sulle 15% soodustust nendelt. Aga sul on tulemas sügisel ka uus põhikursus. Miks ja kellele see on? See on minu beebi. See on see koht, kus on siis täie rauaga. Ja see ongi siuke sügisest kevadeni olev hästi põhjalik loodusravi homöopaatia kursus, kus ma siis olen võtnud esimene poolaasta on siuksed asjad nagu nohud, köhad, kõrvaviirused, kõhuviirused, uned ja sellised asjad. Räägin lahti selle, et mis on need metameditsiinilised ehk siis mõtlemisest tulevad põhjused. Ja mis on loodusravivõtted, mis on köögikapist võimalik võtta, mis on võimalik igalt poolt, eks ole. Ja pluss iga loengu lõpus on homöopaatia osa, kus ma siis vaikselt hakkangi õpetama eraldi neid aineid, seda süsteemi, kuidas kasutada, et kui sa juunikuus lõpetad, et siis sul on siuke kodukasutaja tasandil ka homöopaatia selge. See on siuke nagu loodusravil põhinev, aga sinna peale ehitub homöopaatia võtted ja nii-öelda see maailm. Mõlemad toetavad nagu kuidagi, sest see noh jah. Ja mis on kihvt? Vaata, see on see, et sa teed koolituse ja sul on oma mõte mingi taga ja mingi hetk hakkasid eestlane väga nagu ei anna võib-olla nii positiivset tagasisidet või? Ma ei tea, sellega on, et või anna üldse eriti. Jah, et andke ikka toetage, see tegelikkuses paneb ikka silma särama küll ja teeb nagu rohkem seda indu sisse, et tahad veel rohkem anda, eks ole. Ja muidugi see on kinni ka selles, et kas ma ise luban ennast näha. Jah. Et me ei saa öelda, et ainult sealt ei tule, aga eestlased võiks võib-olla natukene julgemad olla ka lihtsalt, et anda tagasisidet, aga need, mis on tulnud, ongi see, et ma saan aru, et see, mis mina olen tahtnud anda, on ka tulnud sinna kohale, et väga paljud läbivad seda selliselt, et vaatan, et nagu teraapiat, ehk siis eneseteraapiat, nad näevad ära neid nurki, hakkavad oma lugusid nägema, oskavad juba valida vahendeid ja asju ja väga paljud on enda siis tervenemisse selle pööranud, mitte ainult lihtsalt, kuidas nagu kuivalt mingisuguseid vahendeid valida. Sest see tervis on ka see, et sa lahendad elus ära need asjad, mis sind selle katastroofini viinud on. Ja need silmad ongi vaja avada. Ja siis ma alati ütlen ka inimestele, kes kursusele on tulnud, et ise te andsite loa, ehk siis ma hakkan nüüd neurolingvistilist programmeerimist tegema, eks ole, ühe ja teise ja nurga alt sulle avama tüki viisi selle, et sa jõuaksid lõpuks selleni, et sa võtab päriselt ka vastu. Et kui inimene nagu kohe hüppaks 0-100 sekundiga, noh siis ta ei suuda seda võtta vastu. See läks üle võlli, jah. Ja. Aga mis on nüüd veel teine siuke huvitav asi? Hästi palju on see, et kuule, aga ütle, kui sul see teine poolaasta hakkab need vägevamad vähid ja need asjad, et siis ma tulen kuulama. Aga mida näitas meile COVID aeg? Inimesed ei oska tavaasjadega, just see koht, kus sa peaksid juba ennetama, et sul väga hulluks ei lähe, mitte midagi ei osata teha. Mulle tulid, kuna ma varastasin mehe ära Saaremaalt, mul on väga vägev Saaremees, siis ma olen natuke Saaremaaga seotud ja esimesed COVID-i juhtumid sealt, kes said aru, et nad ei taha haiglasse minna, et seal ei pruugi asi hästi lõppeda, eks ole, kuigi Kuressaare haigla, ma kiidun neid alati kuuni ja tagasi, nad teevad sellist ägedat teavitustööd ja nad said ka 100-aastase memme ära ravitud, veidike keelatud asjadega, aga tegi terveks, memm läks ilusti koju. Aga eks neid üritati ka kangutada selle pärast. Aga tulid siis inimesed, kes olid siis täiesti siuke tableti usku siis. Ja mis oli põhiteema? Tõmmatakse palaviku alendajad sisse
aga mis sa edasi inimene teed? Palavik on milleks meil kehas, sa tead? Või ma ei hakka sind praegu kiusama. Issand, oota, issand jumal, ma alles hiljuti sain seda teada, miks see palavik tuleb. Ma ei kiusa sind, sellepärast, et see panna sind niimoodi pumm, ma ei hakka vastama, eks ole, et minul on see peas, eks ju. Ta ju ravib keha. Ta ju ravib haigust, et keha esiteks tõmbab palavikku nii kõrgele, kui haiguse seljatamiseks on vaja, teiseks, mis on su enda keha võimekus. Siin on jälle väga palju tahetakse teha mingisugust süsteemi, et taala 38.5 siis pead maha võtma, enamus inimesi ei pea. Või siis on loodusravi pool on see, et 38.5 pead hoidma, ka väga paljud inimesed ei suuda. Sa pead jälle väga teadma detailselt seda infot. Et kui sa kodulehel mitte ühtegi teist loengut ei kuula palun minu palaviku loeng läbi, sest et see näitab sinu immuunsüsteemi kvaliteeti. Väga paljud on uhked, mul ei ole kõrget palavikku. See on väga kehv immuunsüsteem, kes ei suuda ise ennast ravida, eks ole. Et mine kuule see vähemalt läbi. Aga ja nad tulidki, need COVID-i juhtumid, need olid nii närus seisus, et mul ei enda siuke tunne, et kuule, et see võib-olla on ikka targem see kiirabi. Kuigi mina ei saa võtta nagu seda vastutust ei üht ega teistpidi. Inimene peab ise aru saama, et teema vastutab need otsuste eest. Aga oldi kangekaelselt, proovime. Õnneks Kuressaares on ka see, et kiirabi on tõesti 2 minuti kaugusel. Ja erinevad loodusravi, meil on ka mõned homopaatilised heelid, muideks apteegis, gripheel näiteks. See on madalad potentsid ja ainete segud nagu natuke rohkem, mitu ainet on sees, et mis on nagu põhilised gripiaineid seal võib olla. Ja homopaatiaga on see, et kui sa ei saa täpselt pihta, aga on ligi lähedasel, siis ta ka aitab sind natukene siiski. Ta küll ei lahenda ära, aga aitab siiski. Ja siis igasuguseid toredaid loodusravivõtteid, mitte ükski neist ei kutsunud kiirabi ja kõik olid jumalaste paremas seisus, ei tekkinud mingit long COVID-itega, mitte midagi. Ja nii mõnigi neist tuli ka kursusele. Et ta sai aru, et see oskamatus on kõige suurem nuhtlus peale. Ja me oleme mugavad, inimene on mugav, eks ole, mis me üldse juhtunud või sattunud sinna oleme, ongi selle pärast, et et ega meil tablettidega ju mugavust müüaksegi. See eksperiment on nüüd läbi kukkunud, et saame aru sellest, laseme lahti. Aga minu kursuselt sa ei leia mitte kunagi meditsiinivastasust. Tegelikult mitte. Ma räägin murekohtadest, ma räägin sellest, kus me oleme puusse pannud kollektiivselt. Aga ma pigem just toon seda tasakaalu, see 9 korda mõõdad, 1 kord lõikad, mis on need olukorrad, miks me satume sinna enamuse ajast, on sellepärast, et me ei oska mitte midagi eelnevalt teha. Aga samas, kui sa oled eelnevalt nagu korralikult õppinud tegema loodusravi ja siis on see kuskil 10-20% juhtudest uuringute järgi seal, mis ma erinevaid olen seal vaadanud, eks ole. Mina ütleks pigem 20, sellepärast, et mis on uuringutes tegelevad loodusravi spetsialistid, eks ole, aga me räägime kodukasutajast. Me ei ole keegi täiuslik, eks ju. Et minu unistus on 80% vähem tablette elus. Aga et siis ongi see 20%, kui sul on seda meditsiinisüsteemi vaja, siis ta särabki sealt, see ongi tema täielik koht ja see on see, kui ta on loodud. Ükski asi pole loodud siia maailma lihtsalt niisamast, tal on oma põhjus olnud ja me ei tohi seda eitada. Ja see on ka see koht, kus rõõmuga vastu võtta ja ma olen alati hästi hoitud olnud. Et eks kui on vaja olnud, siis võib-olla mõni lastehaiglas siin oli üks siuke väga nõukaaegse suhtumisega naisterahvas võttis vastu, kui meil oli seal vaja, et ma vaatasin, et kui meil dokumenti pole kaasas, et kas me siis nagu abi ei saagi või midagi, aga õnneks me sellest inimesest saime kiiresti mööda ja kõik ülejäänud olid väga, väga suurepärased ja toredad, et ma olen alati hästi hoitud olnud. Aga see ongi see, et ma ei saa tekib nagu ebaterve lojaalsus, mulle tundub. Et kui ma oleksin sükse ebaterve mõtlemisega homopaatia suhtes, siis ma kuulutaksin siin praegu ainult homopaatiaga kõike ja muud ei tohiks kasutada. See on väga ebaterve elu. Kui sa
nii lihtne on öelda, et noh, mingi poeketid, kui sulle inimene ütleb, et sa tohid ainult selles poeketis käia, mis iganes. Ei, ma vaatan, et täna on, seal on head pakkumised, seal on head pakkumised, ma lähen sinna. Mul on vabadus valida ja ma teen endale parima valiku seal. Tegelikult see on kõige muuga ka, aga siit tuleb jälle see koht, inimene peab natukene nüüd süvenema, see ei ole raketiteadus tegelikkuses, päriselt ka. Aga inimene peab natukene süvenema, aru saama, miks mingi asi täpselt on, siis ma ütlen, et ma loodan, et ma suudan oma selle kursusega panna niisuguse hea vundamendi, et ka 50 aastat hiljem, kui mingid teised tooted tulevad turule, siis see inimene oskab täpselt vaadata, mis toode tema jaoks on vajalik või mitte. Sest siit tekibki see, et kui inimene ei tea, ta läheb lihtsalt niisuguse, ütleme, reklaamikampaaniaga kõmm kaasa, eks ole, kõigile ja ostan ja siis vaatab, mul ei olegi tulemusi. Aga sul ei olnud seda vaja. Sulle annab ennetada päris palju selliseid asju, kui sa saad sellest vundamendist aru, mida sul päriselt vaja on. Et see kursus on ja minu niisugune beebi, et see on siis kord nädalas, ka video teel nädal. Ma lihtsalt olen teinud see, et esmaspäeval annan siis esmaspäeva jooksul uue teema siis välja. Ja siis ise valid aega kohta 2 nädala jooksul, saad sa selle ära kuulata ja niimoodi on iga loenguga. Muidugi jõuluvaheaeg on ka vahepeal, puhkama peab ka, eks ole. Mina ise olen muidugi täiesti ulmeline õppija. Ma olen ikka tavaliselt see, et noh, jah, kui ma lähen sellesse lainesse, siis ma ikka õgin. Aga teised ei pea olema ja siis ongi see, et kui mina loen 1000 raamatut ja kui ma leian sealt selle, mis on see, mis sulle väga palju kasu võib tuua, siis mina teen sulle selle kõik süsteemi, eks ole, selle põhjal. Et see on aja kokkuhoid, raha kokkuhoid, saad enda terapeudiks väga suurtes osas hakata. Ja teine asi, mulle tuleb ka vahepeal päris palju neid, et mul on lapsel nohu ja mis ma teen ja mis ma annan, sorry, aga aeg on minu üks kõige väärtuslikumaid asju. Aeg on asi, mis mitte kunagi ei taastu. See on taastamatu vara. Ja minu kõige olulisem asi on minu perekond. Minu armastussuhe, minu lapsed ja sealt ei saa lõputult ammustada. Ma arvan, et ma tean, et teil on üsna sarnased prioriteedid. Et siit on ka see oluline ja millal juhtuvad kõik meie kõige nõmedamad asjad ikka mingi kuskil nädalavahetustel, kõige ebasobivamatel hetkedel, aga tead tõesti, mind ei ole olemas sellel hetkel. Aga kui sul on teadmised, siis sul ei olegi vaja, et mina oleksin sul ja selle asja me peame nüüd ära õppima ja selle au sisse tõstma, et mul on endal teadmised, ma olen jumalast võimas naine. Iga kord ka, kui naised seal vaatad, nädalavahetus on möödas, küsid siis esmaspäeval, et ma siin võib-olla nikerdan kuhugi mingi aja natukene, et kui väga tõesti hull on. Siis ütles, ei, sain hakkama. Ma ütlesin, kas sa endale pai tegid? Ei, mis ma siin ikka mõtlesin, kas sa endale pai tegid, kallis inimene, kas sa märkad, kui võimsad sa tegelikkuses praegu läbi navigeerisid sellest. Pluss, millal töötavad asjad hästi ja millal nad ei tööta nii hästi. Oleneb ju sellest, mida sa iga päev teed. Ehk siis, kui inimene elab perekonnas, kus enam-vähem kakeldakse, laps jääb haigeks, siis teate, imevahendeid ei ole olemas. Päriselt. Tegelikkuses me ootame, et see asi kaoks lihtsalt nii ära, et ma ei peaks selle oma raske asjaga ära tegelema. Aga ka homopaatiaga, ega kui lapsega tullakse minu juurde, ma hakkan ju kohe seirama kogu seda. Ja tervikumat vaatad. Ja et ennem kui keegi tahab mu vastuvõtule tulla, siis ka kodulehel on seal, kus see hinnakiri on üks lühikene video tehtud, et kuulata, et mida ma pihta hakkan, et oleks üldse ühel lainel, sest ma hakkan nuhkima igasugustes nurgatagustes ja kui sa pole valmis neid avama, siis ei ole. Ja, ma ei ole sinu inimene, ma ajan su kohe närvi. Kohe. Ja see ei ole aus ei sinu ega minu suhtes. Et siin on olnud näiteks juhtumeid, kus enure ees lapsed pissivad alla.
otsid tera, võtad täiesti juba peast all, sest et mul on mu kliendi heaolu alati ülioluline, täpselt samamoodi nagu mu pere on ka klient, kelle ma võtan, mul on nii oluline. Ja eks see sööb hinge, kui sa ei saa aidata ja ma ilmselgelt kõiki 100% ei saa, ma kunagi ei luba. Ja ma kunagi ei luba ka seda, ma üritan olla hästi aus, ma lihtsalt ainuke asi, mida ma saan lubada, on see, et ma teen oma parima sellel hetkel, mis on minu oskuste piires, eks ju. Ja mul on hästi tore, et mul on kliendid pärast kirjutanud, kuna nad ilmselt teavad, kuidas ma ise tegelikkuses hinges olen nendega. Üks juhtum oli, kus kasvatajad süstemaatiliselt kiusasid tema last ja oligi, et tegelikkuses oli õige tera, mis ma talle määrasin, lihtsalt ta läks jälle lasteaeda, see tühistab kohe, emotsionaalne stress tühistab ära. Ja see ongi ebanormaalne olukord, kus laps peab olema sellises, kui sa oleksid sellises töökohas, kus sul kogu aeg boss ainult vingub ja tümitab sind. Ja. Ei no sa ei suudakski seal performida mitte kuidagi. No just, eks ole. Okei, see on halb näide sellepärast, et eestlane sageli neelab alla, kannatab ära, aga minu elukvaliteedi juurde see ei käi. Et, aga täiskasvanul on vaba valik, aga lapsel pole üldse vaba valikut, sest ta viiakse sinna. Juhul, kui vanemad ei anna talle seda valikut enne. Jaa. Aga üldiselt ei anta. Seal oli ka see, et tegemist oli eralasteaega, siis arvati, eeldati, et on parem, aga alati kuula oma sisetunnet, et alati kuula. Ja nii kui ta lapse võttis sealt ära, allapissimine lõppes, eks ole. Siis on olnud siin üksi olukordi, kus on päris kehvad paarisuhted ja pole, ei ole, mõni paarisuhe võib-olla ei saa täitsa muinasjutuliseks, nagu ma oma kursusel räägin, ka see. Ja kusjuures kursusel ka ma alustan sellest, et ära tee otsus, kas lahku või kokku, eks ole. Ja kursuse ka lõpptulemus ei ole fikseeritud lihtsalt. Kui see on kokku, siis see saab olema ilus ja kui see on lahku, siis see saab olema kergusega, eks ju. Et mõned juhtumid, kus on ka laste alla pissimised, ongi see, et lõpeb ära siis, kui vanemad on lahku läinud, eks ole. Et see taust on seal nii oluline, et sa ei saa sellest üle ega ümber. Ükstapuha, kui imelised vahendid sul on, sa ei saa seda prügi, mida üritatakse vaiba alla tõmmata, sa ei saa seda ära võtta sealt. Mitte ühegi vahendiga. Sa pead selle toa puhtaks tegema, selle vaiba sealt üles. Lõpuni saab heita, jah. Ja elukvaliteet, mis toimub meil siin? Miks inimesed on nõus nii kehvas kvaliteedis elama? Ma täna mõtlesin, et ma olen TikTokis ka vahepeal, panen ikkagist mingeid videosid üles ja ma jalutasin, siis mul tuli see mõte seal üles, et kogu aeg me nagu räägime, et eestlane on nii vägev, küll ta kannatab. Esiteks, miks me peame kannatusi nagu millekski väga õilsaks ja tunnustama seda. Ja, mis tähendab seda, et siis sa võtad veel rohkem kannatusi endale, eks ole, õla peale, mille jaoks, miks, kes õpetas, et see on hea asi, ilmselgelt ei ole. Ja siis teine asi, millest ma aru sain, on see, et eestlane tegelikkuses ei ole julge. Ta ju kannatab, sest ta ei julge panna piire. Ta ei julge välja astuda. Ja see on hästi suur taak, jälle vaatame põlvkondade viisi, kuidas on tekkinud ellujäämisstrateegiad. Me oleme väga head ellujääjad, selles ma üldse ei kahtle. Ma mõtlen, ma oleksin koopa inimesena ikka tohutu hea ellujääja. Et seda ma oskan küll naljaga vaadata, kuidas mu asjad endal vaata kuidagi toimivad või ei toimi, eks ole. Aga nali naljaks, aga tegelikkuses ka, et kuulge inimesed, tõstame oma elu kvaliteeti, päriselt. Sul on ju see, millega sa oled nõus leppima. Jah, sa ei saa nagu 0-100 jälle sealt nagu 2 sekundiga, aga kui sa hakkad vaikselt seda latti iga kuu kas või tõstma millimeetri võrra, siis issand, kuhu sa jõuad juba aastaga ju. Päris palju ju. Aga jäetakse tegemata. Sellepärast, et see vajab äkki pingutust. See vajab äkki mingisugust asja. Ma ütlen ka inimestele näiteks, et muidugi
ei ole ju alati raha vastuvõtule tulla, arusaadav. Aga ma saan võib-olla sulle soovitada kas või mingi raamatu, mine raamatukokku, ei pea maksma raamatu eest, issand jumal, ma armastan Kohila raamatukogu, see on mu kõige suurim kirg üldse. Ja see on, aga mul ei ole aega. Aga kas sul on aega nagu neid kannatusi tunda hommikust õhtuni või? Päriselt. Mina olen näiteks võtnud selle, et hommikuti ma ärkan ülesse, ma teen silmad lahti, esimese asjana ma niimoodi koban, kus mu raamat on, võtan raamatu ja ma loen kas või 20 minutit. Ja see ei ole siuke asi, mis on nagu maybe, võib-olla ma võtan vahepeal mingisuguse nädalakese puhkust, aga üldjuhul see on lihtsalt minu elu osa, nagu sa lähed hommikul hambaid pesema. Kui ma raamatut tunnen, et ma raamatut ei jaaks ka lugeda, siis on arvuti, võtan teiselt poolt, panen mingisuguse koolituse endale peale, kas või 20 minutit. Kui sa võtad näiteks minu selle iganädalase loengu, see on tavaliselt 1,5 kuni 2 tundi, vahel ma olen jutukas, nagu te aru saate, vahel läheb natuke pikemalt, sest mul on jälle need detailid hästi olulised sulle edasi andeks. Kui sa teed selle nädala peale tükkideks, siis sul 5 päevaga on see igal juhul kuulatud. Ja sa saad nii palju jälle paremasse kohta iga selle 20 minutiga. Ja meil on 24 tundi ööpäevas siiski. 20 minutit on ju väga lühikene aeg panna sellesse, et sa oled aasta pärast hoopis teistsuguse kohas. Me ei ole tulnud siia kuskil kannatustes elama, me oleme tulnud siia, et need kannatused ära lahendada ja hästi elada.